Tere, head vabatahtlike kaasajad ja mul on tunne, et lisaks sellele, et te olete vabatahtlike kaasajad, olete te kõik ka ise vabatahtlikud. Minu ülesandeks on teile 10 minuti jooksul rääkida, kuidas meil Eestis vabatahtliku tegevusega on ja millised need tööriistad kõikidele vabatahtlike kaasajatele juba loodud, et te saaksite siis oma Tartu kultuuri aasta jooksul kõiki neid kasutada, ja selleks 10 minutit, nii et ma hakkan siis kohe kiiresti peale. Vabatahtliku tegevuse keskkonnast Eestis. Eestis ei ole vabatahtliku tegevuse seadust, mõnes teises riigis on. Kui me vabatahtlike kaasajatega oleme rääkinud, siis tegelikult oleme me väga õnnelikud, et meil ei ole seadust. Meile tundub, et vabatahtlike kaasamisel on hästi oluline, et neid dokumente on täpselt nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik, et seda reguleerimist nii palju ei oleks. Samas on meil olemas erinevad määrused, näiteks abipolitsei või pääste korraldamisel, nii et sõltub kõik teemast, valdkonnast, kus vabatahtlikke kaasatakse. Ja kuna meil ei ole seadus, siis me ei saa öelda, et meil oleks kuskile seadusesse kirja pandud, mis see vabatahtlik tegevus on. Küll aga on Eesti kodanikuühendused kokku leppinud kodanikuühiskonna arengukavas, et vabatahtlik tegevus on siis inimese vabast tahtest väljapool oma kodu ja ilma palgata siis ühiskonna heaks panustamine. Et hästi lihtsalt ja lühidalt. Nüüd, kui palju meil neid toredaid inimesi siis on, kes oma töö kõrvalt vabast ajast tulevad ja aitavad? Tegelikult ju päris palju. Viimane uuring, mis avalikustati nüüd selle aasta kevadel, tõi välja, et 49% Eesti elanikkonnast on olnud viimase aasta jooksul vabatahtlikud. Ja iseenesest 49% Eesti elanikkonnast on väga hea number. See on suurem kui Euroopa keskmine minu meelest isegi. Et sinna erinevad uuringud võrdlevad neid, aga üldiselt me võime rõõmsad olla. Samas, ja 2013 oli sama number 31%, nii et milline hüpe. Samas kõik väga rõõmustav ei ole, kasvanud on nende hulk, kes tegelikult ise ei tea, et nad vabatahtlikud on. Selle taga võib olla just meie Eesti Vabariigi 100 sünnipäev, kus hästi palju üritusi korraldati vabatahtlikena, aga inimesed võib-olla üldse ei mõelda, et nad on nüüd vabatahtlikud. Sealt uuringust ja meie kogemustest saab välja tuua, et meil on päris palju väljakutseid, mis on seotud erinevate trendidega. Ühekordne vabatahtlikkus versus siis püsivabatahtlikkus. Inimestele on üha rohkem hakanud meeldima aeg-ajalt käia abiks. Nii nagu ma otsustan, et täna lähen teatrisse, ma lähen hoopis vabatahtlikuks. Võitjad on need, kes suudavad väga paindlikult, väga kiiresti lühiajalisi pakkumisi vabatahtlikele teha. E-vabatahtlikkus. Inimesed on valmis vabatahtlikult panustama erinevate tehnoloogiliste võimaluste kaudu, nii et sellele tasub mõelda. Avalik sektor on üha enam ise vabatahtlik kaasaja, ehk omavalitsused, riigi allasutused on vabatahtlike kaasajad, mis on huvitav trend, aga mis toob juurde just vabatahtliku tegevusse bürokraatiat. Eakate osakaalu suurenemine ühiskonnas. Ja väljakutse vabatahtlike kaasajatele on, kuidas me saame kaasata rohkem vabatahtlikke eakaid. Täna Eestis ühiskonnas uuringute järgi on vaid 4% eakatest kaasatud. Nii et mõelge, seal on teie sihtgrupp. Piiriülene vabatahtlikkus, inimesed armastavad käia mujal riigis tutvumas kultuuri, eluga, aga mitte ainult turistidena, vaid tegelikult tahetakse ka vabatahtlikku tegevust teha. Jällegi teile võimalus teistest riikidest inimesi tuua enda juurde vabatahtlikuks. Eestis on noorte osakaal vabatahtlikkuses vähenenud. Sellest me võib-olla ehk arutame veel, ma siin ei räägi sellest rohkem praegu pikemalt. Ja ettevõtted tunnevad üha suuremat huvi, kuidas nad oma kollektiividega saaksid panustada vabatahtlikena. Ja see on tõesti kasvav trend. Ma iga nädal pean otsima mõnele ettevõttele kohta, kus nad saaks vabatahtlikuks minna. Ja võin teile ette öelda, et see on väga keeruline. Mingil põhjusel ühendused ei ole valmis võtma gruppe vabatahtlikuks appi. Nüüd, miks mina kodukandis seda kõike siin räägin, on see, et Eestis on vabatahtliku teema edendamine Siseministeeriumi haldusalas, kes siis valis endale sellise strateegilise partneri kodukandi näol ja meie siis vastutame, et Eestis oleks vabatahtlikele pakutud koolitus, nõustamine, oleks olemas selline võrgustikutöö, Eestis on loodud üle-eestiline vabatahtlike võrgustik, mis on avatud kõikidele organisatsioonidele, kes vabatahtlikke kaasavad ja kus me siis arutleme just neid aktuaalseid teemasid, mis kaasajatel südamel on. Ja kogu selle vabatahtliku
tegevuse info edastamine. Ja nüüd, kui ma ütlesin, et me nõustame ja koolitame, siis siin on nüüd üks praktiline tööriist teile kõigile. Vabatahtliku sõbramärgis, see on kodanikuühiskonna kvaliteedimärgis neile ühendustele, organisatsioonidele, kes oma vabatahtlike tegevuse on viitsinud läbi mõelda. Mõelnud, kes on tema vabatahtlikud, mis ülesannetes, kes neid juhendab, kas me teeme lepinguid, kuidas meil igapäevatöö korraldatud on, kuidas me suhte lõpetame ja nii edasi. Ja me pakume sellist nõustamist ja nõustamise lõpus siis ühendused saavad sellise kvaliteedimärgise. 45 ühendust on täna juba selle kvaliteedimärgise saanud, siin saalis istub mitu ja ma soovitan läbi mõelda, sest vabatahtlike kaasamises on konkurents ja me konkureerime samadele inimestele ja võitjad on vaid need, kes viitsivad jällegi läbi mõelda. Nüüd vabatahtlike värav on selline vahva portaal. Ma ei tea, kui paljud teist seal on käinud. Andke käega märku. No ikkagi suhteliselt palju. Aga samas ka neid, kes võivad seda avastada. Mul on hea uudis. Alates 10. detsembrist vabatahtlike värav muutub ka inglise ja venekeelseks. Ehk jällegi teil on olemas tööriist, kus te saate üles panna oma vabatahtlike kaasamise kutseid nii eesti, inglise kui vene keeles. Inglise ja vene keeles siis alates 10. detsembrist. Aga seal on ka uudised, kuhu kõik teie vabatahtlike kaasamisega seotud uudised on oodatud. Seal on blogi ja blogi väärtus on see, et seal on erinevate kaasajate kogemused. Need blogilood on õpetlikud, nii et saab täiesti sirvida ja kasutada seda kui juhendmaterjali. Selles vabatahtlike väravas on eraldi juhendmaterjalid veel kõikidele kaasajatele. Juhendmaterjalid sellest, kuidas vabatahtlike kaasamist planeerida ühes organisatsioonis, kuidas värbamist üles ehitada, kuidas üht kuulutust kokku panna, aga kuidas ka siis seda vabatahtlikku vastu võtta, kas sõlmida leping või mitte sõlmida, mis ma pean mõtlema läbi, kui ma hakkan talle kulusi hüvitama, näiteks sõidukulu, kui ma katan ta toitlustuskulu, kas ma pean mingit maksu maksma ja nii edasi. Need näidised, lepingunäidised on tegelikult seal vabatahtlike väravas juhendmaterjalide all kõik olemas teile kasutada. Seal on üks tore dokument nagu vabatahtliku tegevuse hea tava. See kirjeldab ära selle, kuidas organisatsioon võiks üles ehitada protsessi vabatahtlike kaasamisel ja samas ka vabatahtlikule, et millele üks vabatahtlik peab mõtlema, kui ta otsustab vabatahtlikuks minna, mida ta peaks järgima, kui ta on vabatahtlik ja millele mõtlema, kui vabatahtlik tegevus on ära lõpetatud. Iseenesest on see hea materjal näiteks oma vabatahtlike tegevuse selline kuidas ma ütlen, siis sellised oma reeglid või kord või norm või tava ehk kõige parem sõna mõelda ja kas või seinale panna, et need on meie kokkulepped ja ei olegi mingeid lepinguid vaja. Mis meil seal veel on? Seal on vabatahtlike pass. Hästi oluline on oma vabatahtlike, kes on pikemaajaliselt hoida, toetada ja vaadata, kuidas ta võiks vabatahtlikuna edasi areneda. Ja vabatahtlike pass on selline kogumik küsimustest, mida üheskoos vabatahtlikuga läbi mõelda, et mis eesmärkidega vabatahtlik tuli, mis ülesandeid ta tegi, mida ta õppis, mida ta veel õppida tahab. Kõik need küsimused on teie jaoks valmis mõeldud juba ja teie asi on lihtsalt neid siis kasutada. Ja siis on seal toredad materjalid ka eraldi eakate kaasamisest, laste kaasamisest, nii et mina julgustan teid, kui täna ei jõua, siis homme ülehomme minema ja uurima neid tööriistu ja kindlasti siis ka peale detsembrit, kui on inglise vene keel, kasutage, uurige ja küsige, kui abi vajate. Aitäh, mul on 23 sekundit üle ja vabandust. Aitäh! Enne kui liigume edasi, võtaks kohe publikust mõne eriti põletava küsimuse. Näiteks, et kas saaks ka mõne näite e-vabatahtlikkusest? Et siin on paar väga head sükest üldist küsimust, mis minust sobib pärast paneeli kõigile, aga võib-olla just see on süke spetsiifilisem, et mis endast kujutab ja mõned näited. Kas nüüd see, jah. Wikimeedia on ju üks näide, kus inimesed ju vabatahtlikena loovad selle Wikimeedia sisu. Erinevad muuseumid on kasutanud inimesi mingi pärimuse kogumisel.
aga on võimalik näiteks e-vabatahtlikkus, et vabatahtlik on kodukohast läinud kaugemale, on äge noor, kes oskab teile kodulehe teha ja selleks ei pea ta teie juures olema, ta teeb omal seal kuskil teises linnas, teises riigis teile ägeda kodulehe ja ongi olemas. Ehk kasutada neid võimalusi siis, mis ei eelda, et inimene teie juures kohapeal on, aga ta saab teid toetada. No selles mõttes, et näiteks saab küsida ka seda, et kui paljud üldse vabatahtlike väravat kasutavad, kas on mingi statistikat ja kuhu on niisugune püüdlus edasi? Täna on vabatahtliku vära kuu keskmine kasutus 4500 inimest vaatavad. Me kindlasti tahame jõuda kaugemale, eriti kui me nüüd inglise ja vene keele lisame ja vabatahtlike väravat kasutatakse rohkem just suurlinnades, eriti Tallinna ümbruses, sealt on ka rohkem kuulutusi, eks see meie väljakutse ja võib-olla siis koos Tartu inimestega teeme siis tööd, et ka Tartu Lõuna-Eesti kuulutused oleks rohkem nähtavad. Aitäh!